sooviks tuua välja põhimõtted, mis on meil kirjas meie Eesti Vabariigi põhiseaduses. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Nüüd, kui me võtame aluseks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni esimese lisaprotokolli artikli 3, on sõnastatud järgmiselt, artikkel 3, et inimestel, Euroopa Liidu liikmesriikide inimestel on õigus vabadele valimistele. Ja kui hakata lahti mõtestama, mis see kõik ka siin kirjas on ja mis see kõik tähendab, siis selge on see, et meie Eesti Vabariigis valimised ei ole ühetaolised. Ja arvestades praegust e-valimisi, siis võib väita ka ei ole ka salajased. Miks saab väita, et ei ole salajased? Ma hakkan siin erinevaid näiteid tooma. Ja tegelikult minu arust väga hästi illustreerib üks pilt, mis sai ajakirjaniku poolt tehtud siis, kui Eesti Vabariigi president Alar Karise hääletas. See toimus siis Kiidjärve raamatukogus. Siin on ilusti Eesti Päevalehe fotograafi poolt tehtud ka foto. Ma ei tea, kas seda on näha või mitte, kus president hääletab arvuti juures ja siin samas kõrval on kaks inimest, kes seda kõik jälgivad. Ja ma arvan, siit poolt, kus tehakse pilt, on täpselt samamoodi näha, mis siis monitoril toimub. Ja see on Eesti Vabariigi president Alar Karis. Hääletab e-valimistel. Kõik seda jälgivad, kõik seda näevad ja loomulikult sama ajakirjanik, kes seda artikelt siis ka kirjutas, kajastas, ka pani siis hüpoteesi, et kas tõesti võib ju väita, et presidendi valimised ei olnud salajased ja need inimesed seal, kes kõik kõrval olid, jälgisid. Võis ka nii öelda, et ka keegi võis suunata, kuigi ma ei usu, presidendi puhul keegi võis suunata. Aga üldiselt on ju pilt selge. Ehk siis ka kodus võib täpselt samamoodi olla. Oled arvuti taga, valid, aga keegi vaatab pealt ja suunab. Ja see ongi see küsimus, kui salajased need e-hääletused on. See on esimene pool. Ühetaolised, nii nagu ütleb põhiseadus. Kus nad on siis ühetaolised? Meil on olemas sedelhääletus, meil on olemas e-hääletus. Ja nüüd on lisaks tulnud ka mobiilse hääletuse võimalus, mille osas on ka väga palju küsimusi. Esiteks me ei tea veel, kas seda on võimalik rakendada sügisvalimistel. Seda me saame alles teada mõne aja pärast, siis kui meie riiklik siis valimiskomisjon vastavalt siis otsused teeb. Aga nüüd, kui tuleme juurde tagasi e-valimiste ja sedelvalimiste juurde, siis alates 2005. aastast, kui esimest korda juba rakendati, tekitas see protsess väga palju küsimusi. Ja ka erinevad uuringud on tegelikult näitanud, et oma 40% Eesti ühiskonnast ikkagi siiamaani ei usalda e-valimisi ja on olemas ka ju tegelikult põhjusi. Sama salajase printsiip, teine pool, kui turvaline kogu see keskkond on ja tegelikult, aga miks siis teised riigid ei kasuta e-valimisi? Vabandan, kasutavad küll. 2 riiki veel lisaks Eestile. Venemaa, Venezuela. Me oleme siis nendega ühes pundis. Siin rahva seas levib üks nali ka, et Soomes ka katsetati, aga siis pidid need valimised siis tühiseks kuulutama, kui siis Soomes ka võitis Reformierakond valimised. See on muidugi nali, me saame kõigest aru. Aga kui võtta tegelikult erinevate riikide kogemusi, siis ma natukene guugeldasin, vaatasin ja mis siis interneti avarustest on võimalik leida. Näiteks teiste riikide kogemust. Norra viis läbi interneti hääletuse pilootprojekti aastal 2011-2013.
valitud omavalitsustes, ehk siis tõenäoliselt toimus siis kohalike omavalitsuste valimised. Kuigi olulisi turvalisuse probleeme ei tuvastatud, otsustati projekt 2014. aastal lõpetada, kuna puudus laiapõhjaline poliitiline toetus ja esines muresid hääletuse turvalisuse ja anonüümsuse tagamisel. Anonüümsusest me juba rääkisime. Siin on pilt. Soome 2008. aastal katsetati Soome e-hääletust 3 omavalitsuses kohalikel valimistel. Pärast valimisi tühistas Soome kõrgem halduskohus tulemused, kuna leiti, et valijatele saadetud juhised olid eksitavad ja hääletusterminalid kasutusliides oli puudulik, mis võis põhjustada häälte mittesalvestumist. Seetõttu otsustati e-hääletust loobuda ja peale seda katsetust ei ole rohkem katsetatud. Siin on näited erinevatest veel riikidest. Saksamaal hääletusmasinad 2009 katsetati, prooviti, rohkem ei katsetata, ei proovita. Samamoodi Holland kunagi hääletusmasinaid proovis, see ei ole e-hääletused, aga e-hääletusteni, kui isegi hääletusmasinad ei kõlbanud, siis kindlasti ei kõlbanud ka e-hääletused. Iirimaa lõpetas ära e-masinate kasutuse. Ühendriigid internetipõhise hääletussüsteemi katsetused toimusid. Need olid eelkõige mõeldud sõjaväelastele, kes siis elasid väljaspool USA-d. Aga just nimelt probleemid esinesid süsteemi turvalisuses, häkkimisvõimalustes ja nii edasi. Ja ka samuti lõpetati see projekt ära. Prantsusmaa. Prooviti 2017. aastal internetihääletus. Probleemiks olid turvalisus, läbipaistmatus, usaldus, õiguslikud ja tehnilised probleemid. Need on siis teiste riikide kogemused.